Ricevere vennana strangevere vennicin Mestus guru sefta varava plani virivide Sia para luru da dudamu La 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 Stopp! Enne kui videoga edasi lähme, tahaks tähistada 100 subscriberi täitumist. Suur tänu teile kõigile, kes te olete meie kanalit tellinud ja siit endale põnevat vaatamist leidnud. 100 on küll väike number YouTube'i maailmas, kuid oluline number meile. Nüüd aga jätkame sealt, kus eelmine osa pooleli jäi. 3. päev Küprosel algab meil ühes müstilises paigas. Kokkinopesuula järv on tekkinud kaevandamise tagajärjel. Inimesed, kes seal töötasid, maksid selle eest ränka hinda, kuna kaevandus põhjustas kopsuhaigust silikoosi. See koht polnud kahjulik mitte ainult inimestele, vaid ka loodusele. Kui kaevandus hüljati, jäi järgi üks suur kraater, mis täitub talvekuudel veega. Vesi seal sees muutub punaseks suure happelisuse tõttu ning sellepärast pole sinna kunagi ka ühtegi elavat organismi sisse tekkinud. Nii et ujuma minna siia ei tasu. Kui olete kunagi Kaali kraatri juures käinud, siis võin öelda, et see kraater siin on umbes 3 korda suurem. Täna on meil siis plaanis minna Küprose Türgi poolele, kus me eelmine kord näiteks ei käinud. Seega saab olema põnev. Me pole veel uurinud, kuidas see autokindlustussüsteem täpselt töötab. Me teame nii palju, et piiri peal saab seda teha, et sa üldse sinna oma autoga saaksid. Kuna see Türgi pool siis ei ole nii-öelda Euroopa Liidus, siis on vaja eraldi mingi kindlustuse värk teha. Ma loodan, et nad aitavad meid seal piiri peal sellega, sest meil pole tegelikult õrnaimugi. Võib-olla peaks uurima. Ja loodame, et leiame üles sealt asjad, mida me tahtsime näha. Hans tahtis kindlasti näha metsikuid eesleid ja mina tahan näha ühte siis kummituslinna. Ja loodame, et kõik muu, mis vahepeal on ka äge. I'm not the expert, aga neid punaseid asju süüakse. Aga see on kohalik kraam. On ikka teine maitse, kui see, mis poest ostad. Ühesõnaga situatsioon on siis selline, et lennutasime drooni rahulikult. Siis ma vaatan, et mingi sõjava auto tuleb. Okei. Tõmbasin drooni alla, siis need vennad sõitsid mööda siit. Ma olin mingi, oli siis oli. Järsku tuleb mingi ilge kolonn, mingi sõjaväemasin, mingi relvadega, mingi õppused hakkavad siin pihta vist, et peaks vist jebat tõmbama siit. Aga meil ei olnudki väga palju plaanis siin enam olla, nii et jah. Tahtsime roolikult hommikus süüa, on sulle jogurt käed, siis tulevad mingi masinad. Keegi otseselt ütlema ei ole tulnud midagi. Jah, ühed vennad ütlesid meile isegi tere hommikust. Või noh, Hans ütles neile ja siis nad ütlesid vastu. See vist kogemata koort ka. Hommikusöök söödud ja asjad kokku pakitud, sõitsime edasi Põhja-Küprose Türgi Vabariigi poole. Riiki, mida pole tegelikult olemas, kuna eraldi riigina tunnistab teda ainult Türgi. Sinna saamiseks oli vaja ületada ÜRO valve all olev ala, mis ei kuulu mitte kellelegi. Nii, saime piiripunktist üle, kõik oli mega lihtsaks tehtud. Oli kohe kirjas insurance koht, läksid sinna, öeldi, palju vaja maksta. Maksime siis 20 €, miinimumpäevad olid 3 päeva. Nii et võime siin ka 3 päeva olla, kui me tahame. Saime paberiga. Ja, et nad on ilmselt sükeste lollide turistidega harjunud juba seal. Seletasid lahti ja midagi väga keerulist ei olnud. Ja, andsime oma passid ja mingi autonumbri ja easy breezy. Ja nüüd... Lähme eesleid otsima. Eesleid otsima vist, jah.
ennem peaks poest porgandeid tooma ja võtma midagi, sest eeslit söövad porgandeid ja ma olen kuulnud, et need wild donkeys, need teevad sinna ise piiripunktid ette meile, et nad ei lase sealt läbi, kui sa neile süüa ei anna. Võtsime kõige väiksemaid porgandeid, siis saab rohkematele eeslitel anda. Eriti väike. Ei, see on täiesti, Ta on küll pettunud. See on täiesti normaalne suurus. Suurus ei ole oluline. Tauts mine nüüd ühtegi eeslit. Ma saan ise ära ennast. Parem oleks. Muutun eesliks. Esimesed Türgi poole baklavad. Ostsime poest 2 tükki proovimiseks, et saame teada, kas on head või pole. Ma ei kujuta isegi ette, mismoodi see maitsema peaks, nii et ei oskaks seda verrelda. Igatahes siitaks palju parem kui see, mis sa saad mingi shaurma kebabist. Ärgu sealt elu seda oska nagu. Peab suke vetti olema, vaata, seal oli täiesti kuiv. On väga magus. Jaa, ega rohkem kui ühte ei taha. See poemeie oli küll siukse näoga, et mingi... Ainult 2? Ainult 2 võtate. Käisime tankimas. 21 liitrit läks sisse ja saab tootale 4 sotti, 433. See on siis mingi 20 €. Ühesõnaga, kütus on küll nagu siin Türgi pool odavam. Esimene asi, mida Türgi pool sõites märkasime, oli tohutult palju maha jäetud ehitusjärgus maju, mis ilmselt majanduslanguse ajal rahapuuduse tõttu lõpetamata jäid. Hinnanguliselt on poolikuid maju siin kuskil 4000 ringis. Kui muidu Türgi poolel oli maa suhteliselt tühi ja lame, siis Karpassi poolsaarel oli tunduvalt mägisem ja loodusrikkam. Karpassi poolsaar asub Küprose kõige kirdepoolsemas nurgas. Just selle poolsaare tipus on võimalik kohata kuulsaid metsikuid eesleid. Who are you calling donkey? Donkey? Apsti. Nii. Thanks, mate. Jau. Me siin järjest ootame. Näh? Aga sul veel suu käib? Tahad teha ühte? Ole meheks. Hello. Need on siis vabas looduses elavad eeslid. Üks tuleb sul aknas sisse kohe. Appi. Surrounded. Oh my god. Ma vaatan seda venda. Ta on mingi, halloo. Halloo. Oota. Sa välja ei saa siit. Ma tuleks välja. Nad on nii excited sellest porgandis. Oota, mul sai otsa. Tahad eele? Ma ei saa ju sinna minna. Miks sa ei anna siis neile? Ma ei saa, ta sööb mu näpu ära. Noh. Jäm. Tea, kas me võtsime piisavalt porgandit kaasa? Mulle jääb siia kotti ainult 4 tükki veel. Mingi puhuvad ju. Ta lõi vist ninna porgand. Appi! Hän siis autosse sisse. Nad ei lase sisse mind. Anna süüa! Ma annan talle väikese. No okei, saad. Me paneme edasi. Sorry, mees. Häbi sul olgu. Ma ilastan seal klaasi täis. Ta on mingi... See ei lähe mitte kuskile siit. Traditsiooniliselt mängis eesel tuhandeid aastaid olulist rolli igapäevaelus, vedades nii oliive kui ka vilja. Ühes majapidamises oli tavaliselt 1-2 eeslit, kes suutsid kohati kanda rohkem kui hobused. 70-ndatel hakkasid neid asendama traktorid ja kaubikud ning eeslid hüljati ja jäeti enese eest ise hoolt kandma.
kõik kodutud eeslid üle saare koondati kokku ning viidi Karpassi poolsaarele. Hoolimata farmerite paigaldatud aedadest on eeslid neist välja saanud suuremale rahvuspargi alale. Need töökad ja usaldusväärsed vabas looduses elavad loomad on Küprost külastades kindlasti nägemist väärt. Eeslid nähtud, sõitsime edasi kummituslinna Famagusta poole. Siis kui vaatad, et oled juba linnas peaaegu kohal, no tundus mingi 5 minutit veel on ja, siis me liigume umbes 10-ga, nii et võib-olla on pool tundi veel. Elame näeme. Küprosel on juba pikemat aega elanud nii kreeklased kui ka türklased ning mõlemad on alati saart enda riigi alla saada tahtnud. Türgi sissetung Küprosele, mis algas 20. juulil 1974, oli Türgi sõjaline vastus riigipöördele, mis oli korraldatud Küprose kaitseväe poolt president Makarios III vastu, eesmärgiga liita saar Kreekaga. Sõja ajal sõlmis ÜRO relvarahulepingu Türgi ja Küprose vabariigi vahel, mis pani lõppu edasisele sõjalisele tegevusele. Seitsmekümnendate alguses oli Famagusta mitte ainult number 1 reisisihtkoht Küprosel, vaid ka üks populaarsemaid kogu maailmas. Tänu turismi kasvule hakati kiirelt juurde ehitama uusi hotelle, mis kahjuks sõjategevuse tõttu kunagi kasutust ei leidnud. Tuhat 1974 aastal, kui Türgi tungis enda vägedega siia sisse, siis kõik inimesed, kes siin linnas olid, nad olid need Kreeka poolsed inimesed. Nad põgenesid lõunasse ja siis need majad jäid tühjaks. Enamus on sellised ehitusjärgus alles veel, et see on nagu selline uus kant oli täiesti tol ajal. Aga nüüd siin pole enam kedagi. Põhimõtteliselt siis see Varosha linnaosa, mis see nii-öelda kummituslinn siin on, ta avati turistidele üldsegi alles selle aasta alguses, ehk siis ta pole isegi aasta aega lahti olnud. Võib-olla siia tuuridega varem saime, pole kindlalt, sest et siin asfalt on nagu uus, aga nagu ei ole uus. Äkki siin käisid enne turistid nagu turistibussidega, ma ei tea. Aga niimoodi, et sa saad lihtsalt sisse jalutada, oli selle aasta alguses tehti lahti. Me oleme pretty lucky, et me siia saime tulla üldse. Siin linnas on siis ära asfaldeeritud sellised teed, kus sa võid siis kõndida, siit välja ei tohi minna, siin on aiad või nöörid või mingid lindid ette tõmmatud. Saab ka rentida ratta, mis ta maksis 1,52 tundi. Midagi sellist. Otsustasime seda mitte teha, sellepärast, et ütles, et 40 minuti pärast peavad rattad tagasi tulema, kuna me jõudsime nii hilja siia. Et jah, mõtlesime, et me lähme siis jalutama. Igatahes kell hakkab saama 5 ja see koht läheb kinni. Me peame poole tunniga tagasi jõudma välja. Ma loodan, et ma mäletan seda teed ka. Õhtupimeduses sõitsime tagasi Kreeka poolele Larnaka linna. Pean ära mainima, et kuna interneti meil Türgi poolel ei olnud, siis terve päev vedasin mina Google Mapsi peal näpuga järge. Nagu vanal ajal kaarti lugedes. Aga Larnaka linnas otsustasime esimest korda selle reisi jooksul võtta endale ööbimise. Võtsime tänaseks endale siis hotellitoa või tähendab, see on täitsa eraldi korter ja meil on täitsa oma privaatne rõdukene siin. Täiesti südalinnas. Maksin ainult 36 eurot. Ja tegin bookingu reaalselt just pool tundi tagasi ja juba sain kõik kätte, nii et super! Mõtlesime, et kuna me võtsime hotelli, kus me saame süüa teha, siis teeks täna hommikul Kreeka päraseid täidetud pitasid. Alustasin juba sellest, et ma praadisin ära eilsest toidust ülejäänud hakkliha, aga muidu ma tahaks proovida siis sellist juustu nagu halloumi, mis peaks olema siis lehma, lamba ja kitse piimast tehtud juust.
nii et vaatame, mis välja tuleb. Halloumijuust on käes katsudes üsna siuke kõva juust. Ehk ilmselt sellepärast nagu ei sulagi panni peal ära. Ma lõikan siuksest viilud sellest, paksemad, võib ka õhemad, kuidas soovite. Ja nüüd teda tuleb ilmselt praadida nii kaua, kuni ta läheb selliseks kuldseks, teiselt poolt siis keerad ringi ja teiselt poolt samamoodi. Siis pita vahele panemiseks lõikan valmis kurki, tomatit ja võib-olla natuke salatit ka. Alati peske oma juurvilju, sest sa ei tea, mis asjaga see koos on poes. Mina lõikan tavaliselt tomatil selle osa välja, sest et ma arvan, mitte kellelegi ei meeldi, kui see neile suhu satub. Aga seda võib süüa. See on okei. Mulle lihtsalt ei meeldi. Wow! Look at this! Ta nagu läheb natuke pehmemaks see juust, aga ta ei lagune ära vähemalt. Tomati lõikan ka väikesteks kuubikuteks, siis on mugav pita vahele panna. Põhimõtteliselt olen valmis kokku panema. Tuleb kõige hirmsam osa sellest üldse, kuidas avada seda leiba. Nagu tunned, et siin on õhk vahel, vaata. Igaks juhuks tehke hästi õrnalt, kui te seda proovite järgi teha. See tuleb suht lihtsalt lahti. Nii. Siia vahele mul on ostetud 2 erinevat hummust. Üks on seesamiga ja üks on mango chutneyga. Ma arvan, et ma teen nii, et ma panen ühele pool ühte, teisele pool teist. It smells so good. Mulle hullult meeldib Lidli hummus, sest see on mega kreemine. Muidu ma paneks siia ise vist ainult seda halloumijuustu vahele, aga kuna meil eile hakkliha järgi, siis ma panen hakkliha ka. Mulle meeldib, kui kõik on piisavalt laia laetud, et ma saan iga sampsus kõiki asju. Nüüd kuidagi tõstame siit seda juustu. Nii. Paneks mingit salatit ka siia vahele. Natuke kurki. Siis tomatit. Natuke salatit. Siis natuke spinatit ka. Ma loodan, et seda on lihtne süüa ka. Ja kastme peale ma väga palju ei mõelnud, aga ma mõtlesin, et ma panen natuke sidrunimahla. Lisab hapukust. Ja ongi valmis Sandra moodi Kreeka pita. Adisu! Kui kunagi Küprosele reisite, siis soovitan kindlasti. Sellel kohvil on hästi palju nimesid. Sandra küsis sealt, et kas teil Türgi kohvit on, siis müüja oli nagu siuke, me kutsume seda Küprose kohviks, saate. Siis mingegi baari küsige Küprose kohvi, vaata. Ta maitse on hästi tugev ja siuke mõnus pehme ja kuidagi hoopis teissugune. Ma pole vist kunagi nii head kohvi saanud. Soovitan kohaliku kohvi. On selline legend, et jumalanna Kleopatra võttis kunagi eeslipiima vanne, sest et need teevad siis naha hästi ilusaks, siledaks ja aitavad hoida seda nooruslikuna. Ja siis me nägime poes selliseid seepe, nagu, mis on siis eeslipiimaga. Mõtlesime, et oleme ka siis äkki nagu jumalannad. Saame oma naha pehmeks ja viime mõne kingituseks ka äkki. Ja tegelikult mulle meeldib see story ka, et eeslid on selle saarega nagu väga seotud. Ja mulle tundub, et see on hea seep ka. Lõhnab hästi. Küprosel ringi kolades sattusime ikka ja jälle kokku kodutute kassidega. Neid on saarel kuskil 2 miljonit, mis on pea poole rohkem kui inimesi. Arvatavasti toodi kassid siia mõni 1000 aastat tagasi, et nad aitaks rotte ja madusid majapidamisest eemal hoida.
kuna neil väga silma peal ei hoitud, siis üks hetk väljus kasside paljunemine kontrolli alt. Pikka aega ei toetanud riik usulistel põhjustel kasside arvu piiramist, kuid viimasel ajal on hakatud neid steriliseerima. Kuna kassid kannavad edasi erinevaid haigusi ja parasiite, siis ära pigem pai tee. Sandra saab kohe enda ebakindlusest üle ja me lähme vaaterattaga sõitma. no ma olen enne ka käinud vaaterattaga sõitmas, lihtsalt need vahest kõiguvad liiga palju ja ma kardan kõrgust. Aga see veel ei käi ringi, et ma loodan, et pannakse meie jaoks tööle ikka. Are you ready? No. Miks ta kõikuma peab? I don't like it. Okei, ma ei liiguta siis. Ma tean, et sa liigutad. See kakakott. Emme, ma juba mingi jalad hakkavad ärisema. Nii romantiline. Okei, päikseloeng on ilus. Ja seal on mingi ehitusasi ees. Me jäime seisma. Ta liigutab. Ei, ta jäi seisma. Jaa, aga ta liigutab. Inertsist. Tulime perfektsel ajal, jah? Jep. Polnud nii olnud, jah? Ei olnud. Essa ring oli hirmus, teine ring ei olnud. No nüüd on Larnaka nähtud nii ranna alt kui pealt ja lähme otsime mingi mõnusa hubase rannaäärse koha, kus parkida autot ja oodata homset tagasilendu. Ma ei oota homset tagasilendu. Aga kõik asjad saavad kahjuks ikkagi lõpuks otsa. Muinasjutulise päiksetõusuga alustasime enda viimast hommikut Küprosel. Selleks päevaks meil midagi erilist planeeritud polnud, kuid ringi sõites sattusime küll ühte huvitavasse kohta. Jõudsime kuskile kohta, kus me arvasime, et me saame mingit koopaid vaatama minna. Aga me jõudsime hoopis mingisse kitse aedikusse, kus on hästi palju beebikitsesid. Me nägime enne suured kitsed jooksid sinna taha kuskil õues. Aga siin on hästi palju beebisid ja hästi palju kärpseid. Need on hästi pisikesed hambad, need pole üldse valus. Nii armas, see tundu. Kõrvast ammustad teist ju. Vaata, need tuleb ninas piima välja ju. Mul on temast veits kahjust arvab, et saab piima siit. Nii armas, ma tahaks kitse nüüd endale. Need on nii nunnud. Võtta kaasiks. Kaenlasse vend terve tee nutab. Emme. Kuidas sa lennukiga Eestisse saad? Ei tea. Äkki Ryanairil lastad lisapagasi? Aga väga huvitav leid siit lõpust. Toostasid sita sisse. Seda sita on nii palju igal. Liiga palju kärbseid. Leidsime vist esimese koha, mis on tõsiselt turistidele mõeldud, sest nii palju autosid ma ühes kohas pole näinud veel kuskil suvalise küla vahel. Kas siit tundub, et läheb mingi tee kuskil? Ei. Nagu duširuum. Äkki siis sealt üles, kus need inimesed tulid. Leidsime. Lollid turistid. Pidime 2 tiiru ümber maja tegema. Võiks vaadata ka kuuastun. Nüüd me läheme suure autode alt läbi ja jõuame otse randa. Oho, vaat seda. Ma näen valgustunnele lõpus. No nii, nagu Senja ütleb. Võta pallaks. Mis põlvega juhtus? Kukkusin lennujaamast Tallinnas, sest nii libe oli. Ai, siin on kõva ju. Ma ei tea, kas ma tahan sinna randa minna. Äkki teisel pool on
Liivasem. ei ole elu sees. Jahe. Ega siin ka just mingi väga hea põhi ei ole, aga parem kui need suured kivid. Otsustasin ka siis ujuma minna, sest järgmise 7 tunni pärast me oleme juba külmas Tallinna kliimas. Nii et let's go! 4 päeva ja 800 kilomeetrit täis põnevaid kohti ja fantastilisi elamusi hakkab siinkohal vaikselt lõpule jõudma. See reis õpetas meile rohkem, kui oleksime eales osanud arvata. Pikk ja keerukas ajalugu, mida Küpros endas peidab, on küll üsna tume, kuid just see teebki ta eriliseks. Saar ise on küll vaid 2 korda suurem kui Saaremaa, kuid lummavat loodust ja paiku, mida avastada, on siin palju. Samuti ei saa mainimata jätta ka aastaringset sooja ilma, tänu millele saab Küprost nautida igal ajal. Üsna tihti saab reisipalavik meist võitu, aga päris vahva on sellise haigusega elada. Kui teinekord tunned, et just nüüd on tarvis need lennupiletid osta, siis tee seda, sest seiklus kutsub sind. Mingi lund sajab näkku ju. Vastik. Pidime Tallinna lennujaamas läbi tulema sealt teisel poolel, kus tegelikult lähevad nii-öelda Euroopa välised lennud, aga me tulime Küproselt. Aga meil oli õnneks see, et meil oli pass kaasas. Siit sai ainult passiga läbi tulla, siit kõik ID-kaardiga lähevad sealt läbi. Oleks pidanud mingi, ma ei tea, veel 15 minti ootama. Põhimõtteliselt mingi seade ja lugenud ära. Vaatas näojooni ja märki ja siis lasi läbi. Alati soovitan kanda kaasas nii passi kui ID-kaarti. Ja hoidke need eraldi, ärge hoidke need ühes kohas. Just. Kui üks ära kaob, siis vähemalt teine on olemas. Üks parkida teine sulama viima. Tahaks nagu koju minna, aga autol on mingi 15-20 sentimeetrit lund peal. Didn't sign up for this. Maas on ka natuke lund. Äkki saame siit välja mingi aja pärast. Järgmine reisisihtkoht on meil juba valitud ja kui sooviksid näha, kuhu minek on, siis vajuta julgelt subscribe nuppu ja jää ootama uut videot. Järgmiste seiklusteni! Tervitusi toome Palmisaarelt. See, kes olnud seal, teab, mis on feeling. Rahvas väike on seal Palmisaarelt.